Tervist, tervist. Täna soovin ma teiega rääkida, et kes sa võisid olla eelmises elus. Ma panin sellelaadse postituse tegelikult täna suletud Facebooki gruppi, millele ma sain hästi palju sellist tagasisidet ja küsimusi, isiklikult siis postkasti ja Facebooki sinna Messengeri ja siis ma mõtlesin, ma teen siis veitsa suurema. Et ma aeg-ajalt teen sinna suletud Facebooki grupi numbrite keel selliseid natukene erilisi postitusi ja samas ka mingeid väikseid testikesi ja kui sa seal veel ei ole, siis tule hüppa sinna sisse. Ja, aga siis lähme selle teema juurde. Kas oled kunagi tundnud sellist mingit seletamatut tõmmet mingi asja kohta, mingi ajastu kohta või mingi kultuuri kohta, kultuurimastu või näiteks sa oled kuskil riigis võib-olla käinud reisimas või niimoodi ja tundub, et mingi keel on sulle väga tuttav. Või siis mingi riietusstiil on sulle väga tuttav. Või siis näiteks, kui olete kuskil reisinud, siis tundub, et täitsa lõpp, ma olen siin justkui nagu varem käinud. Ja samas tulevad näiteks sellised tunded, et sa nagu hakkad kokkama või teed midagi, ükskõik, kas sul on naine või mees, et kas kokkad või äkki õmblemine näiteks sulle meeldib või midagi sellist. No ühesõnaga, et need on märgid siis eelmisest elust, eelmiste elude kogemustest, et mis su hing on juba tegelikult kogenud ja need tulevad siis siia praegusesse ellu. Ja ma ise usun selles suhtes ja numeroloogia koolis, kus ma käisin, on ka sealt välja tulnud see tõde, et neid elusid on meil mitmeid. Ja seda saab muidugi selles suhtes ka kuulata, lugeda igatest erinevatest filosoofiatest, mitte ainult numeroloogia, selleks on nii, nagu mul külaline käis, Maiad astroloogiat rääkis. Astroloogias on ka ju erinevaid vorme, numeroloogias täpselt samamoodi. Ja seda tasub kindlasti uurida, et see on hästi huvitav, mulle ka meeldib see. Ehk siis sellest numeroloogia analüüsist, mida mina siis teen konkreetselt, sealt tuleb ka iga inimese kohta siis 6 erinevat kogemust ja seal ma ainult kahjuks ei näe, et milline eelmine elu see siis on olnud. Mõndadel võivad mingid numbrid ka korduda ja mõnikord jääb siis mõni elu nagu eriti meelde, et nii eredalt, et selle kogemused, hirmud või oskused kanduvad edasi ka sellesse praegusesse kehastusse. Ja muidugi siin numeroloogias on siis ka mitmeid erinevaid viise, ehk siis numeroloogia koolkondasid on ka erinevaid, et mille järgi siis keegi arvutab, et mina vaatan lihtsalt seda siis kuu järgi, et ma teile muidugi kogu seda analüüsi nüüd siia ette tooma ei hakka, aga selles suhtes, et on see nagu minu jaoks väga huvitav teema. See oli ka üks asi, miks mind näiteks tõmbas numeroloogia poole. Ja ma toon siis sellise näite teile siis, kui te vaatate ainult oma kuud. Eks mina näiteks märtsis sündin, siis mina vaatan ainult märtsit. Ja see on hästi lihtne jälgida. Et siis sina, kallikene, kes sa aitad mul panna neid ajavööndeid, siis seekord on sul väga lihtne, et ainult paned siis jaanuarist kuni detsembrini need asjad, nii et aitäh sulle. Kas lihtne või mitte lihtne, aga siiski. Ja, et aga jaanuaris, kes on siis sündinud, et sa oled sündinud juht, hingeärataja ja selline vaimne rajaleidja. Ja eelmises elus siis tõenäoliselt võisid sa olla siis liider või visionäär ja kelle ülesanne oli käia esimesena uuel rajal. Ja sa võisid olla selline spirituaalne õpetaja ja võib-olla ka kõrge preester, selline juht, kes vedas suurt rahvamassi, kas siis poliitikas või olid sa mingi vaimne revolutsionäär või siis jah, midagi sellist nagu ka poliitikas võis olla mingisugune väga suurt juht. No ma ei saa ütelda siin muidugi konkreetselt selles suhtes, et kas sa oled ka olnud võib-olla riigipea, aga väga-väga suur võimalus on, et sa oled olnud. Ja sa kandsid suurt vastutust, kuid sind ei pruugitud mõista. Ja võimalik koht näiteks või ajaastu, kus sa siis võisid olla, on näiteks Egiptus, sa võisid olla seal vaimne õpetaja, õpetlane ja võib-olla isegi püramiidide selles ehitamises keegi suurem käsi. Tiibetis võisid olla näiteks munk, kes arendas välja mingi meditatsioonisüsteeme ja võib-olla ka 19. sajandil kuskil Uus-Ameerikas võisid olla visionäär, kes lõi siis kogukondi või uusi usundeid. Ja sa võid siis ise seda tunnetada, et kas sind tõmbab nagu kuhugi sinnapoole, mida ma nüüd näiteks võisin tuua. Ja
mis sul siis juhtuda võis, on see, et sind võisid teised inimesed valesti mõista. Sind võib-olla kiusati või sa siis pidid jääma üksi oma tõe eest seisma ja võisid tunda suurt sisemist vastutust ja vähest toetust. Ja selles elus siis sul on loomulik juhtimisanne antud ja siis soovitus sulle, et julge seista oma visiooni eest ja ära oota heakskiitu siis väljaspoolt. Et sa oled tulnud selleks siia teisi inspireerima ja sa ei pea enam kõiki üksinda kandma. õpi usaldama teisi siis ja õpi rohkem juhtima. Ja sinu tugevus peitub sõltumatuses ja selges visioonis, aga sa pead õppima ka meeskonnatööd. Ja sa ei tohi lasta perfektsionismil ennast peatada. Ja tee esimesed sammud, ka siis, kui kõik pole veel valmis. Ehk siis usaldus. Ja vältima peaks siis uhkust, eraldumist ja teiste kontrollimist. Ja soo pidevalt olla parim. Või siis ka see, et sa oled ainus, kellel on siis õigus. Neid asju peaks vältima. Eks kui sa oled jaanuarikuus sündinud, siis kommenteeri ka siia, kui soovi on. Või siis jaga kellegiga, kes on jaanuarikuus sündinud. Nii, aga veebruarikuus. Veebruarikuu siis intuitiivne tervendaja. Ja eelmises elus siis oled elanud kui tundlik ja sügavalt tunnetav hing, et väga suur tõenäosus, et sa olid naine. Kui ei saa anda 100%, sa võisid olla ka selline nagu naiseliku energiaga, ütleme niimoodi. Võisid olla siis ravitseja, oraakel, nõid, preestrinna, kes töötas läbi tunnete, sümbolite ja läbi alateadvuse. Sa võisid olla selline šamaan, tervendaja, selgeltnägija. Inimene, kes töötas energiatega ja aitas teisi. Ja võisid olla seotud siis jah, sellise nagu naiseliku teadmisega, mida siis sa võisid varjata ja võisid ka karta teistele välja rääkida. Ja võimalikud siis ajastud või kohad, kus sa võisid olla siis näiteks Kreekas, mingis teatud oraakli koolkonnas, siis näiteks Iirimaa, siis näiteks inkade või asteekide kultuuris. Et sa võisid olla siis naine, kes teenis loodusvaime. Ja sinuga, mis siis võis juhtuda, näiteks sind võidi vaadelda kui ohtlikku inimest. Ja sa võisid olla selline pigem selline nõiatüüpi inimene, keda võib-olla ka hukati, võib-olla suleti kloostrisse või kuhugi kinnisesse asutusse, et mitte sind välja näidata. Ja sa võisid olla sellisest elukogemusest, kus sinu tundeid taheti nagu eirata või siis sind karistati selle eest. Ehk siis vägisi tuleb mul selline tunne, nagu justkui mäletate mingit perioodi, kus nõidasid põletati. Jah. Aga selles elus on see, et ära pelga oma tundlikkust, see on sinu tugevus ja usalda oma sisetunnet ja õpi oma energiat teadlikult kasutama. Sinu ülesanne siis õppida usaldama oma sisetunnet just ja isegi kui maailm ütleb vastupidist. Sa oled sündinud tugevaid suhteid looma, aga mitte neid endale lukku keerama. Ja õpi rääkima oma tundeid, väljendama haavatavust ja sul on tohutult suur vägi. Jah. Kõik veebruarikuus sündinud, kes siis mul ka klientidena on olnud, siis nad on sellised suhteliselt palju sõltuvad teiste inimeste arvamustest. Ei usalda ennast ja vältima peaksid siis mentaliteeti, et ma teen kõike teiste heaks, aga mind justkui ei märgata. Ja emotsionaalsed sõltuvused siis ka teistest inimestest ja ka salatsemine. Sa peaksid pigem siis välja rääkima oma tundeid, mõtteid. Ehk siis sina, kui sa oled veebruarikuus sündinud, siis anna teada, mis tunded on, kas sünkab sinuga. Ja märtsikuu, nagu mina. Sa võisid olla siis kunstnik, võib-olla ka rändur. Ja sa oled loominguline ja vaba hing olnud, võisid rännata, tegeleda muusikaga, võib-olla kirjutasid. Ja sa olid loovus ise, ehk siis luuletaja, muusik, näitleja, kroonika, kirjutaja. Ja elud, kus said tuua inimestesse rõõmu ja ilu. Kuid ka elud, kus sind võidi mitte tõsiselt võtta või sa ise põgenesid vastutuse eest. Ja võimalikud kohad siis, kus sa võisid olla või siis ajastud renessansi aegne Itaalia. Näiteks võisid olla skulptor või siis maalikunstnik. Ja võib-olla selline boheemlaslik Pariis, näiteks 1800, kuskil seal lõpupoole.
ja võib-olla ka India templis võisid olla tantsija, laulja ja siis selline, kelle loovus siis oli selline nagu püha eesmärk oli sellel. Ja sa võisid kogeda vaesust, sõltuvust, olla nähtamatu või sind naeruvääristati. Ja võib-olla ka oli sul selline elukogemus, kus põgenesid emotsionaalse sügavuse eest. Aga selles elus siis loovus on su hingekeel. Kui sa ei jaga end loovalt, tunned end tühjana. Jaga oma annet. Et maailm vajab sinu valgust. Ja sa pead õppima ennast siis väljendama ilma maskita. See on see, mida ma alati räägin, kellel on number 3, siis olge laval ja blablabla bla, bla, sellised asjad. Ja loovus ei ole ainult sinu päralt, et seda peab jagama ja see võib olla teistele väga tervendav. Ja aita inimestel naerda, aga ära tee seda oma valu arvelt. Ehk siis nii nagu just ütlesin, et maski ei tohi kanda. Ja vältida tuleks siis emotsionaalset pealiskaudsust ja pidev nalja tegemine siis oma valu varjamiseks ja vastutuse vältimine. Ehk siis number 3 märtsis, kes on sündinud, peab õppima võtma vastutust. Ehk siis, kui sa oled märtsis sündinud, siis kommenteeri või siis jaga oma tuttavatega. Ja aprill, see on siis number 4. See on siis sõdalane või kaitsja hing. Ja eelmises elus võisid sa siis olla sõdalane, ohvitser, rüütel, ehitaja, arhitekt, selline seadusekandja. Keegi, kes lõi struktuuri, kaitsesüsteemi ja teenis siis suuremat korda. Ja võimalikud kohad siis võis olla näiteks Rooma impeerium. Sa võisid olla seal sõdur, insener. Võib-olla ka Jaapan. Sa võisid olla samurai väga vabalt. Ja võib-olla keskaegne Euroopa. Võisid olla selline kindluse ehitaja näiteks või rüütel või seaduse looja selles süsteemis. Ja mis kogemus sul siis võis olla, et sul võisid olla elud, kus pidid alluma karmile distsipliinile. Tihti puudus armastus, emotsionaalne väljendus ja võisid kogeda karmus nii sees kui väljas. Kuid selles elus sa ei pea enam kõike üksi kandma. Leia sisemine rahu ja sa oled loomult tugev, aga nüüd pead õppima seda rohkem nagu pehmust juurde. Ja sinu ülesanne on leida siis tasakaal töö ja tundemaailma vahel. Ja sa ei pea enam kõike kontrollima. Nüüd sa pead rohkem õppima siis sellist usaldamist, delegeerimist ja ka sellest aru saama, et turvatunne tuleb siis seestpoolt. Ja luba endal olla haavatav, pehmem ja ebakindel, et see ongi uus tugevus, mida sa oled tulnud siia õppima. Ja vältima siis peab sellist töösõltuvust, autoritaarsust ja armastuse sidumist sooritamisega. Ja sügav hirm kaose ees, et see asi peab ka ära lõppema. Nii, kes on siis sündinud seal aprillikuus, nii et kommenteerige. Lähme maikuusse. Kes on sündinud siis maikuus, need on siis seiklejad, kogemuste kogujad, elunautijad. Ja eelmises elus siis sa võisid ka olla sinna kaupmees, maailmarändur, kogusid palju, kuid ei juurdunud kuhugi. Ja sa olid keegi, kes hindas liikumist, mitmekesisust ja vabadust. Ja võisid ka olla siis kaupmees, meresõitja, rändur, kunstnik ja isegi selline spioon või diplomaat ja võisid tegutseda mitmel rindel ja kohaneda kiiresti. Ja sul võis siis olla elu, kus väärtustasid kogemusi rohkem kui stabiilsust. Ja see võis siis juhtuda kõik kas keskajal, sa võisid olla kaupmees või siis kauplesid kaamelitega, kaameli karavani juht võisid ka olla väga vabalt. Siis võib-olla ka Veneetsia või Istanbul, sadamalinna elunautija võisid olla. Siis ka Aafrika hõimude seast võid sa olla keegi olnud. Sellise rändava elustiiliga laulja või tantsija. Ja Ameerika metsikud sellised 1800 selline salakaupmees äkki sealt kandist. Ja mis kogemused siis sul sealt võisid tulla, et sageli olid need elud siis põnevad, kuid pinnapealsed ja suhete või kohustuste eest võisid pidevalt ära põgeneda. Selline Eesti mõistes siis selline nagu nipernaati tüüpi ja võimalik ka selline traagiline kaotus, mis muutis su ellu suhtumist. Aga selles elus siis julge süveneda ja võid pühenduda ja ikka vabaks ka samal ajal jääda, ehk siis see pühendumine on väga oluline.
ja sügav armastus ja vabadus ei välista teineteist. On aeg õppida just nagu süvenemist ja juurdumist. Ja sa oled sündinud kogema elu kogu värvikuses, aga ära jäta pooleli sügavaid suhteid ja projekte. Ehk siis, mis võib viitel olla see, et neil hakkab igav lihtsalt. Ja leia vabadus seest, mitte välisest liikumisest. Võid olla vaba ka siis, kui jääd paigale. Ja vältida tuleks siis pidevat vahetamist, näiteks töö, partner, elukoht ja see viitab, et väldid midagi sügavat. Ja vältima peaks ka kohustuste eest põgenemist. Ja tülpimust, su vaim vajab aheldust, aga ka eesmärki. Nii et maikuus sündinud, olge head ja kommenteerige siia. Ja kui kommenteerida ei taha, pane lihtsalt pöidlamärk, see on ka märk sellest, et on okei. Et tundsid endast midagi ära. Juuni. Ja juuni on siis number 6, eks ju. Ja see on armastuse number. Ja see on siis hoolitseja ja hingeline kodu ehitaja. Ja eelmises elus siis hoolitsid teiste eest. Sa võisid olla selline õpetaja, kodulooja, aga ka tihtipeale siis unustasid iseennast. Sa võisid olla siis ema, isa või õpetaja, abikaasa selline või tervendaja, kes pühendus täielikult teiste jaoks ja teiste heaolu jaoks. Ja tihti elud siis, kus enda vajadused jäid tagaplaanile. Ja siis võimalik koht võis olla selline Inglismaa 1800. Sa olid siis suurpere ema näiteks. Vahet pole, kas sa oled praegu mees. Et võisid olla ema, aga kui sa oled praegu siis naine, siis sa võisid olla ka suure pere isa näiteks väga vabalt. Et siin näiteks numeroloogiliselt mina ei näe seda, kas sa oled olnud mees või naine. Et siin on nagu teised tehnikad, kuidas seda nagu vaadata. Jah. Ja võisid olla ka näiteks Vana-Kreeka, et võisid olla siis seal koduvalvur. Ja Aasias näiteks kuskil kloostris võisid olla teeniv munk või nunnaelu elada üldse või mungaelu elada. Ja mis võis siis sinuga juhtuda seal? Sa ikkagi elasid teiste jaoks ja unustasid üldse nagu iseennast ära. Ja sul võib olla siin selline, mis siin elus nagu võib sul tunduda, on see selline sügav süütunne. Et just see võib sellest tulla ka, et eelmises elus oli sul samamoodi süütunne, et sa ei saanud nagu kõiki aidata. Ja sul on siin selles elus siis vaja õppida tasakaalu ja õppida armastama ennast sama palju kui teisi. Ja sa õpidki siin siis tingimusteta armastust, kuid samal ajal ka terveid piire. Et sinu suurim õppetund on õppida armastama ka iseennast. Ma olen seda vist juba 2 või 3 korda praegu öelnud, aga pigem mida siis number 6 teeb, armastab teisi, panustab teistele ja nii edasi. Ja sinu kohalolu toob rahu ja turvatunnet, et kasuta seda siis teadlikult ja mitte enese tühjaks andmise hinnaga. Number 6 energia on üldse selline nagu väga hea teeskleja ka, selline maskikandja, et näitab väljapoole, et kõik on hästi, iseseismiselt on tegelikult väga tühi. Ja vältima peabki siis seda märtri rolli, et kõik teised enne mind ja armastuse sidumist siis kohustustega ja ka samas suhete idealiseerimist, seda peaks ka vältima. Ehk siis number 6 juuni siis viitab sellele, et tihtipeale võivad sul olla sellised, mis need on, need roosad prillid, jah. Vot. Kui tundsid ennast ära, anna märku või jaga oma sõbraga, kes on juunis siis sündinud. Ja juuli, 7. kuu ja see on selline vaimne otsija, mõtestaja, sisekaemuse kandja ja sa võisid elada eelmises elus siis kuskil kloostris, üksinduses, otsides tõde ja sügavamat mõtet. Ja sa keskendusid rohkem sellisele nagu vaimsele arengule, teadmiste otsimisele ja üksi olemisele. Võisid olla filosoof, erak, võib-olla ka kloostris, et võisid olla munk või siis nunn, võisid olla ka teadlane, kes töötas siis kulisside taga. Ja seda siis võis juhtuda seal kas Indias või Nepali mäestikus kuskil, et sa võisid olla selline mediteeriv munk. Ja võib-olla ka Itaalia renessansi aeg, võisid olla mingi alkeemik, kes uuris elu tähendust. Ja sa võisid olla ka Pärsias tegutsev selline vaimne poeet. Ja samas võisid sa olla selline kas ravitseja või loodusjõududega selline seotud olnud.
ja mis siis võis juhtuda, on see, et sa võisid olla sinna nagu isoleerunud, et kartsid liikuda, kartsid nagu välja tulla, omaette hoidsid pigem ja võisid tunda ennast üksikuna ja kogeda sellist kaotust, mis suunas siis rohkem nagu enda sisse minemist. Ja võib-olla ka võis esineda sellist kartust esinemise ees, sellepärast et oli hirm, et sind ei mõisteta. Et jah, ka see, et sa võisid olla sellises suletud kohas nagu võib-olla templis või kloostris, eraldatud maailmast. Kuid sinu ülesanne siis praeguses elus on ühendada vaimne teadmine praktilise eluga ja ära peida end maailma eest, jaga seda, mida sa tead. Ja sinu taipamised võivad valgustada teekonda ka teistele. Ja sinu tee on tasakaal sisekaemuse ja jagamise vahel. Ära jää oma maailma kinni. Ja sa võid olla õpetaja, siis praeguses elus teejuht, nõustaja, kui sa vaid julgeksid ennast siis välja tuua. Ehk siis siit just väljakutse, et kes teab neid juulikuus sündinud inimesi, kes räägivad väga mahlakaid jutte, aga nagu välja ei räägi. Mina tean sellist ühte tüüpi. Vot. Ja vältida tuleks siis üksindusse sulgumist ja sellist intellektuaalset sellist, mis on siis nina tõstmist äkki, et mina tean rohkem kui teised. Ja tunneta alla surumist teadmiste kasuks, ehk siis see tean, aga välja ei ütle. Üldse ei räägi mitte midagi välja. Vot selliseid asju peaks siis vältima. See oli siis juulikuule. Kui tunned end ära, siis pane väike kommentaari poiss siia ja kui tahad jagada, siis jaga selles suhtes, et on väga kihvt. Pane pöial kindlasti. Ja kusjuures teate mis, ja kui sa praegu vaatad seda kanalit ja sa ei ole tellinud kanalit, et siis oleks nagu väga vahva siia panna selline, et telli nupu. Või ma ei tea, mis keeles sa seal vaatad seda, et kus riigis sa elad. Lähme augusti juurde. Ja augustid on siis selline, see on 8, eks ju, ja mina ütlen alati siis numeroloogias on see siis raha ja karma number. Ja see on võim, karma, juht ja samas ka selline karma tasakaalustaja. Ehk siis eelmises elus võis sul olla väga suur mõjuvõim, sa olid kindlasti arvatavasti suur valitseja, ärimees või siis juht ja sa korraldasid mingisuguseid väga suuri muutusi. Et te võisidki olla siis jah, kuningas näiteks või väejuht või siis nagu tohutu suure armee juht, kes kandis suurt vastutust ja mõju. Ja samas ka, mis ma nüüd ütlen, ärimees ma nagu ütlesin, aga see on pigem võib-olla ka seal, ma mõtlen, et kuskil kuningriigis võisid sa midagi toimetada ka, nii et kes seda teab. Ja sa olid see eelmises elus selline, kes mõjutas teisi inimesi, kas suurelt või siis karmaliselt. Ja muidugi kuritarvitasid ka seda tihtipeale, sest seda oma seda võimu. Ehk siis sind siis võis sinu eelmine elu või eelmised elud siis viia kas Prantsusmaale, Louis 14. ajastusse. Selline, sa võisid olla kuninglik isik seal. Ja sa võisid olla ka sellises tööstusrevolutsiooni ajas Ameerikas, kas kapitalist või ärimees. Babüloonias võisid olla kõrge valitseja või seaduste looja. Ja näiteks Põhja-Aafrika kuningriigis võisid olla sa juht või sõjamees. Mega uhked. No ma ei tea, kas see on hea või halb, nii et eks sa siis võid rääkida, kuidas sul eelmises elus läks siin. Ja kes on siis augustikuus sündinud, nii et kommenteerige kindlasti. Sest ma tean, et väga paljud teist, kes siin kanalil on kindlasti ennast uurinud, mina olen küll ennast uurinud vähemalt ja sa võisid siis eelmises elus kuritarvitada oma võimu või põleda läbi kohustustest ja võimalik, et kaotasid kõik, mis olid üles ehitanud, raha, mõju, positsiooni. Ehk siis jah, võisid olla kuningas, kelle otsused muutsid tuhandete inimeste elusid nii heas kui halvas. Ja selles elus siis sa õpid, et tõeline jõud tuleb südamepõhisest juhtimisest. Raha ja mõju pole halvad, neid saab kasutada tervendamiseks. Ja võta vastutus, aga ära koorma end karistamisega. Sa oled siin, et luua uut tasakaalu. Ja kasuta oma võimu teadlikult. Et raha, vastutus ja mõju võivad olla imelised tööriistad. Ja sinu tee on õppida, et tõeline jõud ei tule kontrollist, vaid teadlikust juhtimisest. Ja raha, võim ja positsioon pole iseenesest halvad. Küsimus on, et kelle heaks sa neid kasutad. Ja sinu mõju ulatub kaugele, ära kasuta seda vaid ego toiteks.
ja vältida tuleks siis kontrolli vajadust ja materiaalset sõltuvust. Et umbes nii, et kui mul on mingi äh, X raha, siis kes ma siis olen. Ja mis siis number 8 ka ma veel tahaks ütelda seda, et te peate õppima delegeerima. Aga mitte nii, nagu eestlased ütlevad, et oota, kuidas see öeldaksegi, usaldage kontrolli, jah. Et siin ongi just see koht, mida sa pead õppima, on see, et usaldame ilma kontrollimata. No, sa võid mulle vastu vaielda. Ja, ma täitsa luban seda teha. Ehk siis jah, kui sa oled seal sündinud augustis, et anna siis teada, kuidas tundub. Kas sul on tõmmanud kuhugi sinna ajastusse, mida ma siin praegu rääkisin? Aga lähme septembri juurde. Sa oled siis, see on number 9, sa oled vana hing, tervendaja, maailma teenija. Ja eelmises elus siis sa võisid saada erinevaid kogemusi. Ehk siis 9 tähendab alati nagu sellist vana hinge ja väga palju kogenud eelmisi elusi. Ehk sul on nagu mitmeid eelmisi elusi. Ja viimane elukogemus võis siis olla see, et sa olid kas õpetaja, vaimne tervendaja, vaimne juht või prohvet. Ja sa oled kogenud sellist kõrget tarkust ja ka sellist sügavat valu. Ja sorry, kes mu kanalil enne on olnud, siis mul see memmeks ma kutsun, see eksis ära praegu, peegli ees on. Ta ei saa aru, kuhu ta edasi peab minema. Noh, ei ole hullu. ja ehk siis võimalikud kohad siis Tiibet. Tiibetis võisid olla ja võisid olla selline vaimne meister ja Lähis-Ida võisid olla selline vanade õpetuste kandja. Ja võisid olla ka siis kas Maia või Asteekide templis näiteks selline päikesepreester. Ja mis sinuga või siis juhtuda? Sa võisid siis teisi teenida, kuid jäid ise haiget saama, ehk siis võtsid endasse, aga ei andnud välja. Ja võisid sattuda ka näiteks vangistusse, võib-olla sind on ka hukatud. Sa oled kaotanud pereliikmeid ja võib-olla oled ka kogenud siis reetmist, et sind on nagu maha jäetud julmalt. Ehk siis sind on millestki ilma jäetud. Nii, memm leidis voodi. Vabandust. Nii jah, et sa võisid olla ka näiteks munk väga vabalt või siis nunn, kes on andnud ära kõik oma maised varad või siis keegi, kes on pühendanud oma elu täiesti nagu teiste aitamiseks, ehk siis need pühendunud mungad on tavaliselt ju sellised tüübid, eks ju. aga selles elus on sul siis vaja õppida lõpetada siis vanad tsüklid, et sa oled elanud teiste jaoks, nüüd on aeg õppida enda jaoks. Ja teenimine ei tähenda siis enese kaotamist, et ela oma tõe järgi, et see on kingitus siis kogu maailmale. Ja sa võid aidata küll palju teisi inimesi, aga ära unusta enda arengut. Ja on ka aeg lõpetada see karma teenija roll. Ja ela oma tõe järgi, jaga ka tarkust, aga ära päästa neid inimesi, kes ei ole küsinud sinult abi või kes ei soovi ka muutuda. Ja vältida tuleks siis sellist ohvri või siis päästja mustrit ja sellist elu, mis on siis, mis liigub siis teiste inimeste nagu kaudu. Sa ei tohiks nagu ära kasutada ka nagu pahatahtlikult teisi inimesi. Ja samas ka see, et mineviku kordamine, et see elu on võimalus sulgeda selline karmaring, et ei tuleks selliseid kogemusi, mis sul oli eelmises elus. Loodan, et ei läinud liiga keeruliseks. Selline oli siis september. Kommenteeri. Aga ma tahan teile ütelda ühte asja, et ma ei räägi ju konkreetselt sinust, ma räägin üleüldiselt praegu sellepärast, et tegelikult numeroloogiliselt avardub väga suur pilt sealt, mis kogemused sul võivad olla. Sest numeroloogiliselt ma näen selle, ma ütlen siis eelmiste elude kogemuste kohta siis 6 erinevat kogemust. Et see on ainult üks, mida ma praegu räägin. Jah. Ja siis oktoober, sina oled siis selline uuendaja ja loovjuht, algataja, teerajaja. Ja eelmises elus võisid sa olla visionäär, teadlane, uuenduslik kunstiinimene, ühiskonna muutja, kes tõi siis maailma midagi täiesti uut ja su ideed olid sageli oma ajast justkui nagu eespool, sa nägid justkui nagu ettepoole ja võisid kuuluda näiteks selliste kõrgklassi ja selliseste uudsesse süsteemi.
nagu natukene nagu võib-olla ka varjatud selline suletud mingisugune grupp, kes nägi nagu mitu sammu tulevikku ette ka. Aga noh, mitte ennustaja nüüd pigem, aga pigem selline nagu süsteemne. Ja sa võisid olla näiteks sellises Itaalias Leonardo da Vinci ajastus. Ma ei tea täpselt, millal see oli. Kunstiõpetuses õppisime seda, aga keegi, kes teab, paneb selle aastaarvu siia. Võisid olla siis leiutaja või arhitekt või siis selline nagu uuendaja, uusmõtleja. Ja võisid ka olla siis revolutsiooniaegses Prantsusmaal, ehk siis võisid olla kas filosoof või selline nagu valguse tooja. Ja sa võisid olla ka selline uusaja digiajastu eelkäija, keegi, kelle tehnilised selline tehniline uuendus, tehniline nagu süsteem võisid luua sellist nagu uudsust, mida just sellel ajal ei teatud, ehk siis äkki leiutaja on kõige parem. Ja, aga siis milline kogemus sul võis olla, siis see, et tihtipeale kogesid, et sind ei mõisteta ja võib-olla naeruvääristati või siis lükati tagasi. Eks mul tuleb praegu vägisi see meelde, kui ma ei mäleta jälle, kes seda tegi, kunagi õppisin seda, aga kes selle pirni välja nagu mõtles, see näiteks, mis mul on siin Kalle-Oo lambis. Ehk siis, kes teab, pange siia üles, et eks ma kujutan ette, et vot sina, kes sa praegu oled siin oktoobrikuus sündinud, et sa oledki võib-olla olnud kunagi selles ajastus, kus nagu leiutati mingeid asju. Ja sul võis olla siis tunne ka, et sa pidi nagu kogu aeg justkui nagu tõestama midagi. Aga selles elus siis sa oled siin, et julgelt esile astuda oma andega. Isegi siis, kui teised veel aru ei saa, et mis anne sul on. Ja ära suru maha oma erinevust, et see on täitsa okei, sa oledki natukene erinev, et see on tegelikult sinu kingitus. Ja sul on väga loomulik selline algatusvõime, kasuta seda loominguliselt, mitte ainult selles suhtes praktiliselt. Ja ära oota, et keegi algataks sinu eest, algata ise. Ja sinu ideed võivad olla tuleviku vundament, et ära karda siis eristuda. Ja vältima siis peakski enese maha tegemist või alahindamist, kusjuures tean ka oktoobrikuus sündinud inimest, kes seda harrastab. Ja siis ka seda, et läbi põlemist just selles osas, et kogu aeg justkui nagu tõestad ennast. Ja samas peaks vältima ka isolatsiooni, et sa ei pea üksi maailma parandama, et leia oma suguseid, kellega siis koos jääda iseendaks. Nii et oktoobri inimesed, palun kommenteerige siia. Ja lähme siis novembrisse. November on selline sügav muutus ja transformatsiooni kandja, väga selline tundlik. Ja eelmises elus võis sul olla väga selline võimas ja tormiline elu, võisid olla ohver või transformeerija. Ja see kuu siis toob sulle kaasa sellise kogemuse, et väga tugev sellise vaimse vibratsiooni. Sa võisid olla siis selline sügav sisemiselt ärkav olend eelmistes eludes siis, kellel oli siis väga palju muutusi, kriise ja sisemisi läbimurdeid. Ja võimalik, et sa olid tervendaja, kellel oli selline väga tugev ühendus nähtamatu maailmaga. Või siis hoopis inimene, kes koges elust palju kaotusi, selleks, et siis nagu ärgata. Ehk siis sa võisid olla seal šamaani rollis, näiteks šamaan võisid olla siis Põhja- või Lõuna-Ameerikas. Ja võib-olla võisid sa elada ka sellises vanas Egiptuses. Ja võib-olla võisid olla sa holokausti või siis hoopis sõjaohver, kes pidi leidma tähenduse kannatusest. Ja sa võisid olla ka vaimne õpetaja, kelle tee kulges läbi valu ja eneseületamise. Kõlab päris jubedalt tegelikult. Ja mis sinuga siis võis olla, on see, et sa võisid olla ohver või siis lunastaja. Et vahel võib-olla ka siis mõlemat. Ja võisid tunda end maailmast eraldatuna, eemaldatuna. Ja sinu sügav mõtlikkus ja tundlikkus tõi kaasa ka palju haavatavust. Kahju on kohe. Mul on mõlemad pojad 11. sündinud, eks novembris. Ja sinu jõud peitub siis tundlikkuses, et õpi oma energiat juhtima, mitte peitma ja sinu kohal oleks siis muudab ruumi. Sa oled siin, et õppida ennast mitte sulgema, vaid siis transformeerima. Ja läbi armastuse, mitte valu. Ja sinu tundlikkus on pigem siis tööriist. Ja sa tunnetad rohkem kui teised ja see on vägi, kui oskad seda hoida. Ja õpi eristama, mida sa tajud teiste kohta ja mida enda kohta. Ja ära võtta kõiki isiklikult. Ja vältima siis peaksid energeetilist kurnamist. Et sa ei pea olema selline elektrijänes, energiapump. Et sa oled pum-pum-pum kogu aeg, et 11. novembrikuus
Nii nagu ma ütlesin, mul on kaks poega, on ju novembris sündinud, siis üks on täielikult elektrijänes, teine on väga rahulik. ja vältima peaks muidugi siis ka suhete külge klammerdumist ja samamoodi siis ka sügavate traumade taasloomist, et sul on võime need ringid nüüd lõpetada. ehk siis jällegi meil kõigil tegelikult ükskõik, mis kuus me sündinud ei ole, meil on kõigil võimalik või võimalus nüüd see karma nagu lõpetada. Detsember, sina oled siis õpetaja, valguse jagaja ja vaimne rändur. Ja eelmises elus jagasid tarkust läbi õpetamise, liikumise, kogemuste. Ja sa võisid olla sellise tarkuse kandja, õpetaja, filosoof, rändaja, kes jagas oma kogemust siis kogu maailmaga. Ja eelmises elus või siis eelmistes eludes kuskil võis olla keskmes selline jagamine, kirjutamine, inspireerimine ja selline väga liikuv. Võisid olla siis kas selline missionär, võib-olla selline rändur, filosoof või selline rahvaste ühendaja. Ja jälle tahan ütelda nipernaadi siia millegipärast. Ja aga siis see kõik võis siis juhtuda sellises kohas nagu Vana-India või siis selline Tiibeti rännakud või Tiibetis kuskil elades. Võid olla selline õpetaja, kes käis templist templisse. No väga nipernaadi ei käinud templites. Kes teab nipernaadi filmist natuke rohkem, siis tema oli selline nagu naljamees rohkem. Ja ma ei tea, miks see praegu mind kummitab, aga ja võisid olla ka Kreekas või Roomas, sa võisid olla siis selline filosoof või õpetaja. Ja samas ka renessansi ajastu õpetlane, kes kirjutas ja kõneles. Ja mis sinuga siis võis juhtuda, et võisid tunda, et su sõnumit ei kuulata. Ja võisid jääda ränduriks, kellel polnud kodu ega püsivust. Ja sul võib olla hinges praegugi sellist igatsust koha ja kuuluvuse järgi. Et selles elus siis sul on sinu rõõm ja mängulisus on siis sulle nagu tervendamaks võimeks ja ära unusta naerda, tunda lõbu, rõõmu sellest elust. Ja elu ei pea olema raske. See võib küll olla sügav, aga see võib olla siin nagu lõbus. Et sul on aeg siis integreerida kõik need teadmised, mida oled eelmistes eludes siis kogenud ning leida oma hääl ja neid jagada. Ja sinu loomulik rõõm ja karisma on kingitus. Ära tee seda iseendale raskeks. Ja sa peaksid rohkem seda, siin on nii huvitav, et nagu see detsembrikuu on selline, seal on nagu nii palju tohutult võimalusi, aga inimene võib jääda nagu pigem sinna nagu mineviku muserdusse. Et sinu sees on tegelikult tohutult palju valgust ja sa peaksid pigem olema nagu oma inspiratsiooniga nagu eeskujuks teistele äkki jah, ütlekski niimoodi. Aga vältima siis peaks seda selles suhtes, et sa ei tohiks jääda nagu õpetajaks, et siis, kui sult ei küsita nõu, et pigem ma ütlen siis puhtas eesti keeles, et ära targuta. Et jah. Ja siis samas ka see, et ära otsi pidevalt nagu uusi suundasid, kuhu sa nagu liigud, vaid pigem nagu otsi süvene nagu nendesse asjadesse, et kui sa võtad mingi teema, siis süvene sellesse. Ja ka samas see, et mis siis detsembrikuus sa peaksid, detsembrikuu inimene peaksid vältima seda, et ära ainult lõbusta teisi inimesi selleks, et nagu enda seda sügavust või oma muret varjata. Et tihtipeale sa näitad välja, et kõik on hästi, aga sees oled sa katki. Natukene ligilähedane sinna märtsikuule. Siis 12 on ju 1 + 2 on 3. Vot niimoodi. Et siis selles suhtes ma väga loodan, et teil oli sellest mingit kasu. Et ma sain täna tõesti väga palju tagasisidet selle eest. Et ma usun seda, et iga hingeteekond on ainulaadne, et me tulime siia mingi eesmärgiga, mingite eelmiste elude kogemustega ja meil on alati võimalik see nagu enda kasuks pöörata. Ja see, mida ma tahan ütelda, et kui tundub, et on midagi, mis näiteks hirmutab, siis see võib olla mingite eelmiste elude kogemus, et siis peab sellele nagu vastu hakkama. No peab vastu hakkama, kõlab nagu jamalt, aga siis selles suhtes, et see, mis on hirmutav, siis sinna sa peaksidki minema. See on minu puhas arvamus, nii et kommenteerige. Ja oma isikliku sünnikaardi te saate ja omad isiklikud sellised eelmiste elude kogemused siis numeroloogilise seletusena te saate siis, kui lähete, vaatate sinna www.numbritekeel.ee ja muidugi kutsun teid sinna suletud Facebooki gruppi.
ja sina, kes sa siin oled ka ränduri stiilis minu selle Youtube'i kanali peal, et ma olen väga tänulik, kui sa seda kanalit ka tellid. et see on märk sellest, et ma teen õiget asja või vähemalt sellist asja, mis sulle meeldib ja mis sulle toeks on. vot niimoodi. vist sai kõik ära öeldud, ma arvan. jah, aga egast midagi selles suhtes, et ma olen tänulik ja kommenteerige siia. Tšau, Merike numbrite keel.